Minu nimeks on Harri Pärkma. Võiduka Eesti meeskonna juhi ametis tuli mul kõigest detailselt aru anda. Selles artiklis kirja pandud tahan jagada asjahuvilistega. Mitte ainult kirjas, uustrükina, vaid ka oma hääles. Ja napilt enne kella 10 algas tähesõidu viimane etapp. Lübeck, Ratzeburg, Schwerin, Ludwigslust, Grabov, Perleberg, Külitz, Pessin, Nauen, Berliin. Kokku 285 kilomeetrit. Sel viimasel etapil juhtus vähem märkimisväärselt. Vanajumal oli jälle kord eestlane ja kilomeetrite neelamine toimus vähemagi pepperuseta. Esimene peatus ja kuivast leivast koosneva lõunasöögi kugistamine oli poolel teel Berliini. Järgmine peatus meeskonna ja masinate korrastamiseks tehti 10 kilomeetrit enne sihtkohta. Siis läks uuesti lahti ja varsti ilmus nähtavale paremal käel nõnda nimetatud raadiotorn, mille kõrval pidi asetsema meie sihtkoht Aavuse ringtee. Ajanäitaja osutas 15:30, kui Eesti meeskond sõidukite mürisedes Aavuse väravaisse kogunenud rahvamurust tervitatuna sihtkohta saabus. Olime saabunud sihtkohta jättes tervelt 2,5 tundi aega reservi, sest finiš oli saabujaile avatud kuni kella 18-ni. Tähesõidu korraldavasse toimkonda kuuluvate pruune kroonulikke mundreid kandvate ametiisikute juhatusel rivistasime oma sõidukid ja peale tervituste ärakuulamist jäädvustati meid koos vastuvõtjatega fotoplaalile. Juba kuuldus korraldajate suust, kuigi algul mitte ametlikult, et nad võivad Eesti meeskonda õnnitleda mootorrattarit tähesõidu võitjana. Õnnitlema tulid ka meist varem saabunutest kaks Läti meeskonda kuuluvad mootorrattarid. Oli kõik ka teisigi, kes kaugest põhjast saabunuid ja oma isiklikku sitkust ja püsivust tõestanud eestlasile ruttasid tervitusi lausuma ja kätt pigistama. Ainukesed, kellele meie saabumine ei näinud rõõmu tegevat, olid luksemburglased oma 10-liikmelise meeskonnaga. Nagu kohapeal selgus, olid luksemburglased end pidanud kindlaiks tähesõidu võitjaks, olles startinud pisiriigist küllalt rohke arvulise meeskonnaga. Nüüd tulid äkki neile seni tundmatud eestlased ja trumpasid luksemburglaste saavutuste tubliste üle. Järgnes esimese olümpia tähesõidu mälestusesemete väljajagamine ja edasi pakuti samas Aavuse restorani rõdul esimest ja ühtlasi ka viimast Saksa külakosti, mis koosnes tassikesest kohvist või leevakesest klaasist vermutist ja 10 sigaretist. Järgmistena saabusid sihtkohta poolakate 15-liikmeline meeskond, hollandlased ja teised. Kella 18-ks, mil suleti finiš, oli saabunud esindajaid 10 riigist, kokku 93 tähesõitjat kaugemalt ja lähemalt. Arvuliselt oli saabunud hollandlasi 42, poolakaid 15, eestlasi 14, luksemburglasi 10, mujalt vähem. Peale kella 18
teatati esimesed kokkuvõtted tagajärgedest, kuigi veel kord mitte ametlikult. Nüüd selgus Eesti meeskonna üllatav ülekaal. Olümpia mootorratturite tähesõidu võitjaks kuulutati Eesti meeskond 15 727,6 punktiga. Teisele kohale tulid luksemburglased 2610 punktiga. Järgnesid Läti, Poola, Holland, teised. Ühtasi teatati, et ametlik tagajärgede kuulutamine ja auhindade jagamine võitjaile toimub Kuningaplatsil Krolli pidusaalides esmaspäeval 3. augustil kell 21, kuhu paluti võidukat Eesti meeskonda kindlasti ilmuda. Pole vist tarvidust mainida, et meeskonna meeleolu baromeeter üle hulga aja osutas jällegi rõõmu ja lootusrikast kõrgrõhkonna seisu. Ununesid silmapilkselt selja taha jäetud päevade raskused, sest kõrge siht oli teenitult saavutatud. Õhtune hämarus laskus suurlinnale, kui meeskond jällegi harinud rivikorras teele asus ühiskorteri poole, mis asetses 20 kilomeetri kauguselt kesklinnast. Teel kasutasime võimalust tutvuneda kiires korras Olümpiastaadioni kolossaalsete ehitustega ja läkitasime Tallinna poole teele telegrammi võiduteatega. Oli juba pime, kui saabusime Spandau eeslinnas metsaäärsesse öökorterisse, mis asetses restorani Karls Lust ruumikates ühiskorteriteks sisustatud suvesaalides. Järgnes neljapäevane paigalseis, mida kasutati sõidukite põhjalikuks korrastamiseks ja Berliiniga tutvunemiseks. Esmaspäeval 3. augusti õhtul andis peale vastavate tseremoniaalide sooritamist ja tagajärgede ametlikku väljakuulutamist rahvusvahelisse mootorratturi klubide liidu esimees Eesti meeskonnale üle tähesõidu rahvusvahelise rändtrofee suure kunstipärase hõbekarika marmur alusel. Auhindade jagamine ja võitjate austamine algas hilinemisega ja venis ebatavaliselt pikale, nii et teele öökorteri suunas võisime asuda alles öösel kella 1 paiku. Kuna kavas oli tagasisõidu alustamine juba järgneval varrahommikul ja Berliin-Tallinna tee läbistamine 3 päevaga, siis polnud enam aega magamisele mõtella, vaid tuli peale tunniajalist uinakut alustada sõidu ettevalmistusega.